olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere, jälle kuulamast ja vaatamast ja täna me lähme ühe sellise teemaga, mis minu jaoks on väga oluline ja hakkame seda lahti haakima, ehk siis lahti haakima, iseendast lahti arutama. Julgus alustada päeva nii, nagu see on sulle parim siis. Ehk siis kuidas alustada päevi, miks mõelda sellele, kuidas üldse inimesed alustavad päevi ja hommikuid siis. Ja tere, Dagmar! Kõigepealt tere, Sand. Jätkuvalt sa oled minu kõrval. Endiselt. Pole ära kadunud. Käsi, ei anna. Tahtsid katsuma. No. Ja täna meil on väga äge külaline ka külas, kes hakkab koos meiega seda siis lahti mõtestama ja selleks on kunstnik ja režissöör Marta Vaarik. Tere. Tere hommikust. Ja tavaliselt ma tunnustan seda, et kuidas mina tunnen külalisi või kust mul see kokkupuude või minu mälus, minu pilti, maailmapilti on nad tulnud ja minul tuleb, ma teadsin sind enne nimepidi, aga ma mäletan ühte olukorda, kus me olime Berliinis mingil peol. See oli hea, mulle meeldib need näod. Minul oli siis, kui Mihkel Raudis, aga mina tean sind hoopis teisest olukorrast. Aga mina olin tulnud oma sõpradega vaatama Everton ja Two Dragons, nad tuuritasid sellele Euroopas. Ja siis tegime neile üllatuse sõpradega, ilmusime sinna lava ette ja pärast see pidu jätkus ja ma mäletan, et me olime mingis klubis ja seal oli mingi vestlust ma väga ei mäleta ja ma mäletan, et teised otsustasid minna edasi kuhugi, no mis need on need klubid, kus ollakse, ma ei ole seal käinud kunagi, ma tunnen nii kuivikuna praegu, et kus ollakse hästi pikalt, päevi ja päevi, noh näiteks jah, ja siis ma tean, et sa vedasid ühe minu sõbra kaasa, kes sinna läks ja järgmine päev oli meil lend ja tema ei olnud tulnud tagasi hotelli ja siis me hakkasime nagu, et kas ta tuleb või ei tule ja ta ei tulnudki ja ta andis teada, et ta ei tule meiega Eestisse ja ta tuli alles siis mingi ülejärgmine päev. See on küll hea pidu. Aga ma ei tea, kas sina ka sinna peole tegelikult lõpuks läksid? Mina ka ei tea. Ma elasin Berliinis tollel ajal ja me hängisime Erkiga veits ja siis me arvasime korraks Erkiga paariks tunniks, et me oleme sugulased Berliinis. Aha. Et minu pool perekond on Pärnust pärit ja tema on ka Pärnust ja siis kuidagi me ajasime mingid perekonnanimed sassi ja me arvasime Erki Pärnojaga ja meie lapsed nüüd hängivad koos ja nüüd räägivad kogu aeg, et me oleme sugulased tegelikult. Okay. Et see jutt on jäänud, või see legend on jäänud püsima selles mõttes. Aga mõtle, kui nagu hullem oleks olla see, et te nagu mõtled, et ei ole sugulased ja siis mis iganes seal peokäigus juhtub ja siis pärast on palju, et oled. Ma ei tea, kui olevat mõtled sinna. Igatahes see on selline nagu esimene pilk, aga ma ütlen, et see viimase aja, ma siin enne vahetult enam jagasin ka, et selline, kus ma mõtlesin, et vahu, kui ägedalt sa mõtled. Mitte, et ma oleks enne mõtlenud, et sa ei mõtle ägedalt, sa oled väga värvikas kuju, aga ma võib-olla ei olnud niimoodi süvenenud, aga üks artikkel, kas oli ERR-is, kus sa ütlesidki, et vananedes, see ei olnud selline lause, võib-olla sa ise mäletad täpselt seda lauset, aga see idee oli seal see, et naistena, et kui me jõuame sinna kohta, kus me oleme enesekindlad, me teame, mis me tahame, siis meie kehad enam ei ole samad. Ma just tegelikult eile hommikul ärkasin üles ja vaatasin ennast peeglis, ma ütlesin, ma näen nii ilus välja. Ja see on midagi sellist, mul on siuke tunne, et mis tuli siuke 30. lõpus alles, et sa vaatad ennast peeglist ja mõtled, nagu, et sa saad sõbraks selle inimesega, kes sul peeglist vastu vaatab. Et see on kuidagi paradoks, et muidu me oleme nagu ilusad noored inimesed ja kogu aeg mõtleme, et meil on midagi viga. Aga mis muutus, kuidas sa jõudsid sinna? No ma arvan, et see ongi vanusega, et seal on mingid naisuurijad on seda uurinud ka, et see tulebki kuskil 40-ndates, et me rahuneme maha, meie hormoonid kuidagi tasakaalustuvad ja siis me hakkame ennast nägema ilusamana. Aga ma arvan, et ma olen mõelnud näiteks selle peale, et peale lapse saamist oli mul isegi mugavam minna näiteks meestega sauna. Et ma ei olnud enam ideaalne. Et olla nagu, et ma olin nagu täiesti nagu, tõesti minu keha oli noorena täpselt see, mida kõik sooviksid endale ja võib-olla see on nagu
jällegi kontrastis sellega, et ta on väga ilus, aga et sa oledki objektistatud läbi selle. Et isegi ma ei tea, sugulastega sauna minnes on ikkagi natukene selline nagu mingi nagu imelik. Et peale lapse saamist natuke või nagu mul ei olnud seda ka, et ma olin rõõmuga 1,5 aastat pärast nagu veits suurem ja paksem ja mul ei olnud üldse mingit probleemi sellega, et ma olen eluaeg olnud kuidagi, mul on väga head geenid. Ma ei ole üldse, ma olengi tantsinud ja ringi jooksnud, aga ma ei ole trenni kunagi teinud, et see on nagu... Aga see on mingi asi, minul ka lastega muutus see, aga mul oli nagu vastupidine see efekt, et ma võtsin mõlemaga 25 kilo juurde, 25 kilo alla. Ma võtsin ka 25 juurde. Ma sõin ainult jäätist ja arbuusi suvel ja siis sügisel sünnitin. Et ma ikkagi nagu maadasin ühest küljest sellega, sest minu identiteedi osa oli see, et ma olin ikka olnud ka nagu vormis ja kõhna ja nüüd nagu ei olnud, aga teisest küljest ma vaatasin peeglist ja ma olin ma ei tea, ilus. Et isegi kui sul oli nagu mitu kilo juures, siis ma olen rahul. Aga see on nii huvitav, et ma ei suuda nagu lahti lasta. Isegi praegu on mingites hetkedes, et sellest siis mingist numbrist või mingist ideaalist, mis nagu toona oli. Et nii tugevalt on ikka kaasas. Kuigi reaalselt vaatab peeglist, nice. Jah, kuigi üks olulisemaid asju minu arust on elus arenemine. Et et see kogu aeg mõtestaksid ja mõtleksid edasi, aga samal ajal me oma kehale seda ei luba. Et me ei anna sellele nagu seda, et okei, et sa ka nagu arened ja liikud ja miks? Iluideaalid. Just, ikkagi need mingid standardid, ma arvan ka, et mida see keha justkui, mis ta peaks olema, et see, et me areneme vaimselt ja see küpsus, et see on nagu selline väärtus, see on lahe, see on nagu väärtustatud, aga kui keha muutub, me ikkagi peaksime igavesti olema 20-aastase kehaga. Ja. Nii, aga mul on 3 küsimust või meil on 3 küsimust iga külalisele, kes siia tuleb ka ühe külalise ükskord unustasime. Tuli järele vaadates sain aru, aga enam mitte. Mis on see tunne, mis on olnud sinu viimane julge samm? Kuna me räägime siin hästi palju sellest podcast julgusest ja et julgus võib olla ükskõik mis erinevad sammud, et kellegi jaoks on. Mis sa tunned, et mis oli sinu jaoks selline mugavustsoonist väljas? Kõige muu peale mõtlesin, aga see vist oli selline asi, mida ma ei tea, üldse tundub kogu aeg, et kogu aeg peab julge olema. Või tegelikult ma olen vist kogu aeg julge, et mulle meeldib kogu aeg katsetada piire ja eriti kunstnikuna ka, et ma arvan, see kunsti luua ongi vaja minna ebamugavasse olukorda, et sa ei saa teha või saab kunsti teha igate moodi ja ma arvan, et igasugune kunst on okei. Aga minu puhul, et ma pean ise alati õppima midagi või arenema kuskile läbi selle projekti. Et tavaliselt see hakkab ikkagi sisemisest mingisugusest küsimusest, kuni sa siis jõuad selle visualiseerimiseni kuidagi läbi mingi materjali, aga seal taga on ikkagi mingi küsimus. Julge. Ma tean, et lapse saamine oli väga julge samm, väga ootamatu ja selline nagu välk selgest taevast. Et ma mõtlen siiamaani, kuigi see on juba 10 aastat tagasi, aga ikka, et uskumatu, et ma üldse nagu julgesin seda teha või nagu tagasi vaadates just, et ma olin 28-aastane ja siis, et vau. Et sinul ei olnud seda väiksest saati emaks olemise unistust, et sa juba teadsid väga, osa tüdrukud on sellised, kes juba kasvavad emaks kuidagi, et ma tean alati, et minust ema saab, ma väga unistan, ma väga ootan, et sa ütled, et sulle tuli nagu pigem nagu ootamatuna või et see oli selline nagu suur julg. Mul on lastega olnud üliad suhted eluaeg. Mul on olnud nagu sõprade ja sugulaste lapsed on nagu minu lapsed. Et mul on selliseid sügavaid suhteid lastega ja mulle meeldib nendega olla koos. Ja mulle tundub, et lastega on kuidagi lihtsam suhelda, et nad on ausad ja otsekohesed, et täiskasvanud alati teevad mingit mängu, et siis see mulle võib-olla nii hästi sobi. Aga oma lapsega on ju hoopis teistmoodi. Et peale seda ma nagu võib-olla nii hea lastega suhtleja ei ole, et see kohustused ja see vastutus ja kõik, mis tuleb oma lapsega koos, et see on ju hoopis teine, et see ma saan aru nendest vanaematest ka, kes ütlevad, et vanaema on nii hea olla, sellepärast, et sa võid vanaema olla siis, kui sa tahad ja sa võid teha, mida sa tahad ja seal ei ole, et see emadus on teistmoodi. Ma korra viskan see vahele täiesti spontaanse küsimuse, et kui palju sina tunned, et see kogu see emaks saamine, emadus on
muutis sind nagu naisena ja artistina? No ma arvan, et emaks saamine kunstnikuna päästis mu ära. Et selles mõttes ta andis mu elule ikkagi täiesti teise dimensiooni, et ma arvan, ma olin enne ikkagi veidi lost ja rasedaks jäädes ka ma olin nagu niimoodi, et okei, davai, et ma saan lapse, aga et noh, et okei, et aga kui ma ei saaks last, et mida ma teeksin selle ajaga? Et kas mul on praegu midagi nagu nii suurt ja tähtsat tulemas, et kui ma ei saa seda last, et siis nagu, et ma pärast saaksin mõelda, et aga näed, ma tegin seda või et ma kasutasin seda aega kuidagi väga ja siis ma tundsin, et mul ei ole seda. Ja ma arvan, et jah, see emaks saamine oli minu jaoks üks keerulisemaid asju ja ma olen sellest vist natuke rääkinud ka, et kui ma sealt lapsega haiglast koju tulin, oli see väike imik mul käes, siis ma mõtlesin, et et ma arvasin, et ma saan lapse, aga ma sain inimese. Et seda pufferaega ei ole üldse, et see on laps nagu, et läht olla ja jõuame kunagi sinna ka, mis jah, umbes nagu laps, ma ei teagi kuidagi, aga ei, et see on inimene, et see vastutustunne või see võimutunne, mida ma tundsin üksi selle beebiga kodus olla, siis mõtlesin, et täitsa pekkis. Et kuidas see võimalik on, et ma ei tea mitte midagi tegelikult sellest, et kuidas see üldse võimalik on, et mulle antakse see inimene haiglast kaasa ja öeldakse, nii palun, võite minna. Ja siis vaata sul on oma inimene, palun. Ja siis emade peas on ju hästi palju neid tumedaid mõtteid. Noh, et ma ei tea, mu tädi tütar mõtles iga kord, kui ta üle Pärnu silla läks käruga, et ta lükkab käru sillalt alla. Noh, see ei ole nagu see, et ma mõtlen, et ma lükkan ta alla. Seda teha, aga see on nagu selline... Vaid selline, et see on tegelikult see, et sa pead kõiki ohte märkama, et sa pead olema kogu aeg, et sa trepist alla ei kukuks selle lapsega, et sa oled hästi selline, alertis. Et siis ma mõtlesin ka kõikide nende rõvedate inimeste peale, kes lapsed saavad. Ja mida nad nendega teha võivad kodus, et see kuidagi see kontseptsioon mu jaoks oli nagu, no ja ma arvan, et sealt kasvaski välja see Hoia mind kaisus projekt ka, mille nüüd augustis on Kumu hoovis näituse avamine ja järgmine kevad siis täispika doki esilinastus kinos loodetavasti. Et ka laste vaimne tervis, laste olukord siin riigis ja üldse empaatia võib-olla suuremalt, et kuidas me üldse suhtleme üksteisega ja kuidas me suhtume noortesse, kes paistavad meile natukene üle võlli võib-olla. Cool. Nii, aga mida sa kardad? Kas on midagi, mida sa kardad? Minu eeldus on see, et kõik inimesed kardavad midagi ikkagi. Ma kardan pidevalt igast asju tegelikult, aga ma proovin seda mitte välja näidata. Aga mind vist ajab närvi, et me nagu tarbijana või üksikisikutena peame vastutama nii palju. Et ma tahaks, et kuskilt ülevalt poolt nagu organiseeritaks asju täpsemalt või tugevamalt või meie kasuks või ma ei tea, mul on 10-aastane poeg, ma ei tea, vahepeal oli see WhatsAppi gruppides tehti mingid gruppe ja suheldi oma vahel ja siis ma avastasin, et nad võivad kõik sinna lisada ükskõik keda nad tahavad. Ja siis nad satuvad kokku mingite inimestega, keda nad kunagi näinud ei ole ja mingid sellised asjad, et ma olen nagu mingi, issand jumal küll nagu, et need on ju lapsed, et kas te nagu ei saa seda kuskilt nagu, et miks mina, et võib-olla ma pean ennast veel võib-olla nagu teadlikumaks inimeseks ja kes uurib ja tegeleb ja vaatab, mis see laps seal telefonis teeb, aga need emad või vanemad, kellel ei ole aega või et kelle laps ongi seal, et mis taga siis tegelikult juhtuda võib. Et et maailm areneb kiiremini, kui me jõuame järgi mingite seaduste ja regulatsioonide ja asjadega. Et sa pead vastutama olukorras, kus sul tegelikult ei ole kontrolli. Ja sul ei ole kontrolli ja sul ei ole teadmist ka, et sa pead kogu aeg nagu juurde õppima ja uurima ja aru saama, et ma ei tea, söögiga, mul oli vahepeal see, et ma hakkasin mõtlema söögipoes, et kas see õun on umbes üldse kasulik või ei ole. Et kas see õun nagu, et millega teda on pritsitud, kuidas ta on kasvatatud, ja mingid sellised asjad ja siis ma pidin ka endaga nagu tegelema, et issand jumal küll, et ma tean, et placebo on üle 60%
nagu mõjust kehale, on ju. Ehk siis ma otsustasin, et ei, et ma ikkagi usun sellesse õuna. Et nagu, et ma pean sellesse positiivselt mõtlema ja siis ta on mulle kasulik. Et mu terapeut on ühe korra mulle öelnud, et kunagi ammu, et nii kaua võid suitsu teha, kuni sa naudid seda ja mõtled, et see on hea. Aga kohe, kui sa hakkad iga kord paned suitsu ette, mõtled, et see tapab mu ära, sa ei tohi seda teha. Siis see tapabki su ära, et seda rakukest kogu aeg nagu rõõmsana hoida, et sellepärast ma ka võib-olla need hirmudega tegelen võib-olla nii, et kui saad midagi teha, siis teed ja lahendad selle ära, selle probleemi muretsemisega ka, võib-olla rohkem isegi. Ja või siis võtad päevas endale mingi aja, et okei, nüüd ma muretsen. Ja siis rohkem ei muretse. No, see on see, mida siin psühholoogid soovitavad teha. Et ei ega seda ei saa alati teha, aga jah, et sa selles mõttes küll ka, ma arvan, liiga hilja olen õppinud, aga oma endaga rääkida. Et iga kord, kui see mingi mõte pähe tuleb, siis ikkagi taga suhelda ja teda ümber veenda. Et üks päev ma ka, mul on, kui me hommikutest räägime, siis mul on, hommikud on kõik väga erinevad, on ju, et siis vahel mul on nii, et ma panen kõik riided selga juba ja olen valmis ja hakkan juba välja minema, siis viimasel hetkel on ikka niimoodi, et mingi, aga tegelikult äkki ma ei pea minema. Kui see ei ole mingi kokkulepitud kohtumine, ma lähen muuseumisse kellegi tuuri kuulama või selline asi, mida sa saad tegelikult nagu mitte teha. Ja siis mul on väike Chihuahua kodus viimased pool aastat või natuke kauem. Ja siis kuidas sa koeraga räägid, et sa nii tubli oled, nii ära karda, väike koer, sa oled nii suur koer, sa oled nii tubli koer, sa oled julge koer. Ja siis ma ka sellel hetkel, kui ma mõtlesin, et ma ikkagi äkki ei peaks minema, siis ma läksin nüüd ruttu autosse, istusin autosse ja siis ma panin tähele, et ma räägin endaga nagu koeraga, et sa oled nii tubli, sa oled nii julge, sa saad hakkama, ära karda midagi. Et selline nagu pidev endaga nagu Mina olen seda, ma räägin ka vahepeal, kui ma siin koolitusi tegin, et jah, et siis soovitatakse, et sa istud maha ja muretsed ja see üks hetk päevas on ja siis ma sain aru, et ma tegelikult seda ise ei tee, aga kuhu ma olen jõudnud on küll see, et ma suudan need mõtted kõrvale tõsta. Et ma tean, et ei, praegu me teeme siin salvestame podcasti ja paar asja nägin seal oli sõnumis on ju, aga ma praegu ei tegele nendega, sest see on okei, et ma ei pea kogu aeg seda et selleks on aeg ja koht muretseda nende asjade pärast. Et see oli minu jaoks väga suur selline muutus elus, sest muidu ma olen tegelikult ma praegu mõtlen siin, vaatan sulle otse, siis muidku mõtlen, mis seal selles on ja see kõik nii väsitab, kogu aeg sa kannad kaasas seda, aga tegelikult see on okei mõelda seda mingi muul ajal. Harjutuse suurem point, et me õpime konverteerima sellist mõttetut muretsemist selliseks nagu teadlikuks analüüsiks ja probleemide lahendamiseks. Ehk siis just see, et õpime juhtima oma mõtteid niimoodi, et me vajalikul et me tegeleme sellega, mis praegu on oluline ja millega me peaksime tegelema ja tõstame korraks riiulisse ootele need asjad, mis praegu ei ole üldse nagu olulised. Mulle tundubki, et ühiskonnas see muretsemine ja vihkamine, et need on hästi lihtsad tunded. Need on kõige lihtsamad, et tunda ennast elusana, et vihastada kellegi peale ja karjuda peale. Et see on nagu palju lihtsam ajule kui see, et nagu suruda see alla ja minna nagu läbi mingite erinevate ajuosakondade, kuni sa lõpuks jõuad selleni nagu mõtestada see läbi ja seda nagu pidurdada korraks ja siis lasta see kuidagi nagu meeldivalt välja. Et see on selline nagu emotsioonid. See nõuab energiat, see töö ja see aega ja kõike, siis kui meil ongi, mina olen ka seda, meil on nagu nii palju müra ümber, inimesed ei oska seda tegelikult juhtida ja see infotulv ja kõik asjad ja siis sul ei jäägi jaksu, et seda oma mõtted suunata. See on hea mõte, et siis tulevad need esimesed emotsioonid, muretsemine ja viha välja. Mis on mõte, mis sind hetkel toetab? Ma arvan, see ongi võib-olla see, millest ma juba natuke rääkisin ka, et see kontrollida. Et kõik need asjad, mis kosmos sulle saadab ja tundub, et see on nagu mingi mõte või tunne ja see on päris, siis kahelda nendes asjades vahepeal, et mitte minna iga emotsiooniga kaasa. Ja kuidas sul see välja tuleb? Ma olen nagu loomu poolest, mulle tundub ikkagi rõõmsameelne. Ja kui mul on need perioodid, kus mul on väga halb olla, siis need on minu jaoks nagu ekstra kannatus.
sest mulle üldse ei meeldi, et mul on halb olla. Ja siis ma ikkagi proovin nagu kõike teha, et sealt välja tulla, et siis ma lähen isegi jooksma lõpuks nagu. See on, ma just loen raamat, kus see on nagu esimene asi, mida peaks tegema, aga siis ma lähen isegi jooksma. See on minu jaoks kõige raskem asi, et nagu, no mul on see natukene seda sotsiaalset ärevust ka. No võib-olla isegi mitte natukene, aga aga lihtsalt see jah, see toast välja minek ja mul võib olla nii vahel, et ma käin isegi, kui mul on, pean kodust läbi käima vahepeal, siis ma vahetan riideid näiteks, et mul on järgmine kohtumine teiste inimestega ja ma võin teine inimene olla ja et mul on nagu kogu aeg kuidagi, ma ei tea, timmin oma seda, et või nagu, ma ei tea, kas teised inimesed ka nii mõtlevad, aga ma ikkagi, kui ma pean minema välja, siis ma mõtlen, kellega ma kokku saan ja kus ma ei ole nagu ise, vaid ma olen ikkagi nagu mingi jah, mingi roll, ma arvan, jah. Et kelle jaoks ma lähen nagu või kuhu ma lähen, et ma kuidagi mingi setup, eelhäälestus. Mul tegelikult alguses kohe tuli üks küsimus ja ma natuke mõtlesin, et ma ei hakka seda küsima just aja pärast. Küsi. Aga nüüd ma ikkagi väga tahaks küsida ja see läheb sinna tagasi, kus sa kirjeldasid või üldse natuke oma seda kunstniku tööd ja seda, et sa pead seda tehes alati eristuma. Ja ma juba siis tahtsin, ja rääkides hirmudest, et tahtsin juba siis küsida, et kui palju sa muretsed sellest, et kuidas teised seda vastu võtavad, mis teised arvavad, et kui sul juba nagu sinult nagu just kui oodatakse ju teistest eristumist, aga samal ajal teisest eristumine on alati see, mis toob kaasa mingite inimeste arvamused, on ju. Et kuidas sa sellega hakkama saad? Lihtsalt nüüd, kui sa kirjeldad sellist sotsiaalset nagu ebakindlust kohati, et kuidas see nagu kokku mängib sul? Käisin just ühel koolitusel audience design ehk siis kuidas sa oma filmi turundad, see on mu dokiga seoses, et kuidas nagu kellele ja kuidas, millal sa mõtled oma vaataja peale või mis etapis sa hakkad mõtlema. Et viimast isikunäitust tehes tegelikult on kogu aeg peas, aga on pigem peas mingisugune EKA professor, aga mingi nagu kuidagi ta ei ole nagu otseselt inimene, vaid ta on selline stereotüüp või tegelaskuju. Stereotüüp või tegelaskuju, jah, kes nagu hindab just nagu seda kunsti väärtust äkki või et kas ta on nagu piisavalt ma ei tea, et kunstnikuna ma iga kord ma tahaks nagu materiaalselt areneda, et ma tahaks nagu midagi uut luua. Kunstnik üldse peab kogu aeg leiutama ja kogu aeg midagi, nagu mul endal siuke tunne, et ma pean kogu aeg midagi uut tegema. Aga tegelikult ma võib-olla sellel konverentsil sain aru, et kui ma selle professori nüüd nagu ära mõtestaksin või nagu paneksin talle nime ja näo ja paneksin talle kas või ka sõnad suhu või kuidagi humaniseeriksin ta, et siis oleks lihtsam. Et siis ma juba saan taga dialoogi astuda nagu, või kuidagi ka, et ma saangi võib-olla paremini teha läbi selle, et ta juba vastab mulle. Et ma panengi isegi filmi tehes öeldakse, et mingil hetkel sa võid panna isegi mingid pildid endale ekraani taha, et kelle poole nagu kuidagi sa seda monteerid lõpus, et see vaatajale ka oleks oluline. Et siis võib-olla, aga ma ei tea kunst, ma ei tea. Aga seda ma ei karda jah, mingit nagu selles mõttes ma olen ikkagi paksu naha kasvatanud elu jooksul, et mingid pealkirjad või kommentaarid või et see ei ole see, mis sind väga nagu segaks. Aga viimase aja valguses võib-olla, kus kõik saavad cancelit ja heiti, siis ma kardan küll võib-olla natuke, et võib-olla mingid asjad on nagu üle võlli või kuskil, aga ma ei tea, kunstimaailm vist jälle on selline tolerantne, et seal võid. Natuke oodataksegi ilmselt. Jah. Aga ma loodan küll, et ma midagi nii rõvedat ei tee, et ma saan cancelit nagu, mis või nagu ma ei tea.
ja nüüd mina olen ka mõtelnud sellele, et siis kui jälle mingi uudis kellegi plahvatab, et tegi seda ja nüüd tuli välja ja niimoodi, siis ma alati lähen korra, oot, käin oma mineviku läbi, kas ma olen midagi teinud, et kas keegi saab kuskilt nagu, kindlasti ma olen teinud, luukeressid tõmmata just, et kindlasti ma olen teinud midagi, aga et kas see on nüüd selle vääriline ja siis juba mõtled, aga see aeg oli teine ja siis mõtled, tegelikult ma nagu ei ole vist ikkagi, aga see hirm, see täpselt, et saada canceldatud ja kui juba see, mingi asi on väljas, aga inimesed nagu see süvenemisvõime on nii halb ikkagi, et keegi ei hakka detailidesse süvenema, aga see on jah huvitav mõte, see hirmudest rääkides. Ja ma avastasin üks päev, et Kevin Spacey'ga tegelikult ka canceldati täielikult ära ja siis hakkasin uurima, kuna ta mulle nii hullult meeldib näitlejana ja siis tegelikult see kõik nagu, seda ei olnud, seda ei toimunud, aga lihtsalt see uudis enam ei ületa uudistekünnist ja see ei jõua enam sinuni, et ta tegelikult on puhas poiss, vaid et sa jäädki sellega, nagu selle sildiga käima hästi pikka. Ja just. Ja siis kaks mõtet oli see, et sinu või peegeldus sinu jutule, et minul on näiteks see publikus, et kui tuleb tuttav nägu, et seal võib olla 4000 inimest ja siis tuleb üks sõber, nagu ta ei teaks, mida ma teen või nagu see on nii huvitav, et mul tuleb pinge sisse, kui tuleb tuttav nägu või veel sõber publikusse nagu, kellega, kes teab võib-olla isegi rohkemat, mida ma teen, ja siis teine asi, et kuidas, kui sa välja lähed, et mis rolli sa lähed, siis ma saan öelda, et mul vist, okei, kui ma lähen näiteks teidile, siis ma nagu võib-olla mõtlen rohkem, kui ma lähen sõbraga, siis ma võin täitsa suvalistes riides minna, siis ma saan öelda, et kus ma tegin siin kevadel vahet, et ma läksin eratreeneri juurde ja kui ma läksin nagu naisega trenni, siis ma olin täiesti suva ja kui ma läksin mehega, siis ma raseerisin jalad ära. ja hommikul käis siuke, et täna asendab see nagu see mees on ja kuidas ma olen see karvaste jalgadega täiesti ajuvaba, et kuidas ikka peas käib nagu ka mingi see kuidas peab olema. Kuule, aga lähme hommiku juurde, kuidas sina oma päevi alustad? Sa ütlesid, sul on väga erinevad, aga täitsa huvitav, et kas sul on mingi selline hommikurituaal, kas sa teed mingeid kindlaid asju, kas sa ei tee, et sa siin korra mainisid, võib-olla mõni hommik on hoopis šampuse joomiseks, on ju? Et kuidas sinul on? No kindlasti kohv, vajadusel duš, aga duši all ma kuulan muusikat, et ma kuidagi ilma muusikata duši alla on ikkagi reisidele võtan ka kõlari kaasa, et mul oleks nagu hea duši all käia. Appi kui põnev. Väga lähe, pole kuulnud varem. Ja ma olen ühte filmistsenaariumisse kirjutanud endale ühe tüdruku, kes on nende AirPodsidega duši all. Et mulle meeldib. Kas sa oled ka AirPodsidega duši all? Ei ole AirPodsidega, aga ma olen läinud küll kogemata AirPodsidega duši all, aga siis avastanud ikkagi, et ma olen AirPodsidega duši all. Aga hommikud, jah. Võib-olla see oleneb sellest, palju mul teha on. Et kui mul on hästi palju teha, siis ma olen kogu aeg nagu mingis drive'is ja mul on nagu juba, või kas või täna hommikul, et ma pidin terve hommik mõtlema enam-vähem nagu natukene vastama peast teie küsimustele ja ennast natuke võib-olla lugema, et ma oleksin kuidagi, et ma saaks oma aju tööle ja et tekiks mingeid ideid üldse või mõtteid või et suudaks, et seda olen õppinud võib-olla elus ka, et kui minna täitsa niimoodi nagu käega lööma või mütsiga või millega iganes, et siis võib juhtuda see, et sa jooksed täitsa kinni ja ei tulegi midagi. Ja see ongi vist sellel perioodil, kus ei ole võib-olla nii palju asju teha. Et siis kui jällegi, et ma öeldakse, et ei peaks ennast identifitseerima läbi oma töö. Et tegelikult sa oled see inimene, kes hambaid peseb ja kes tuba koristab ja kes koeraga väljas käib, et sa oled see inimene ka, see ei ole ainult sinu saavutused. Aga kuidagi ikkagi mulle tundub, ma ei tea, kas see on selle maailma värk või minu värk, aga et ikkagi ma tahaks nagu kogu aeg hästi hea olla ja hästi tubli ja kui mul on nagu kuidagi mingid asjad iga päev, ma olen nagu saan mingi linnukese kirja, et nii täna ma olen teinud selle koosoleku ja mõelnud selle asja välja või et kuidagi, et siis on kuidagi see rahu ja enesekindlus ja võib-olla siis ka see hommik on selline, et ma juba tean, kuhu ma lähen, mida ma teen ja tekib vähem neid kahtlusi, aga mida rohkem nagu see kaos saabub ellu, kus ongi, ma ei tea, näitus on just tehtud, sul on lõpuks see nädal aega
alguses sa naudid seda, aga mingi hetk sa nagu hakkab niimoodi nagu mingi, ma ei tea nagu. Ja siis ongi, sul on mingi 3 asja ainult teha, siis on niimoodi, et ma ei viitsi seda 3 asja ka teha, nagu, et siis ma juba vaatan nagu filme terve päeva telekast või. Et noh, siis ongi need võib-olla põhilised siuksed 2 sorti hommikud. Et üks on selline nagu teadmatus ja teine on selline sihikindel ja on sul mingi, ma küsin, on sul mingi kindel rutiin ka, et üldiselt ärkan see kell, siis ma ei tea, mis järjekorras mingid asjad, mul kohe peast tiksub see ka, et sul on laps, et vahel me ise võime mõelda küll, et ma olen super paindlik, aga siis on mingid teised inimesed ja lapsed eriti panevad ju mingid raamid paika. Ei, mulle meeldib tegelikult, kui laps on minuga ja ta ongi rohkem minuga, aga siis on hästi mõnus, ma lähen varem magama, et kuidagi siukene 10-11 lähed magama, muidu kui üksi oled, siis võid ikkagi 12-ni midagi vaadata veel ja scrollida või mida iganes. Et siis ma lähen normaalsel ajal magama, aga ma ärkan kuskil 7-8 iga hommik ja meil see Chili Vanilli nimeline koer ka on, me kutsume teda ka kellukeseks. Üldse tal on 100 nime, aga et ta tahab hommikul üles saada ja tal on see kell väga täpselt sees. Et ta teab, et me umbes 7-8 peaks hakkama kooli minema, aga ka pühapäeval ta arvab, et äkki peaks kooli minema, et siis et siuke 7-8 ärkan ja kui laps läheb kooli, siis on tegelikult kuna ma olen ikkagi vabakutseline kunstnik, siis see annab mulle hästi mõnusa raami, et ma viin lapse kooli ja siis ma alustan oma tegevustega. Aga kui last ei ole, siis ma võingi seda hommikut venitada ja vaadata. Tegelikult ongi mingid hetked, et kus sa pead selle arvuti lahti tegema ja hakkama tööd tegema. Et kui sa selle mingi hetke üle lased juba, siis sa võidki olla mingi, täna on vist vaba päev. Sa vaatad, mul on vist täna vaba päev. Ja siis ootad võib-olla ongi, et näiteks neljapäev on juba vaba päev, nii nimetatud, ja siis natuke ootad juba, et see nädalavahetus tuleks, et siis on nagu lubatud vaba päev või midagi sükest, et siis saad nagu ilma süümepiinadeta passida. Aga mulle tundub, et ma oskan passida ka. Et ma nagu oskan ka ma tahaks õppida seda. Et ma võin olla ja mulle meeldib väga filme ja seriaale vaadata ja ma võin neid lihtsalt nagu neelata. Ja kuna ma olen... Ja samal ajal ei scrolli telefonis või? Ei, aga võib, kui igav on, siis võin nagu scrollida. Aga jah, kuidagi... Jah, et siis kui ma juba jään sinna diivani, siis ma olen nagu mingi, okei. Teili restoranis süüa endale ka veel Voldiga ja ei teki süümepiinu. Ma tahtsin küsida, aga oled sa märganud, kas, ja see on aus küsimus, et kas võib-olla see vastus on, et seal ei ole mingit vahet, aga oled sa märganud, et kui sul on selline rutiinne hommik, ärkan 7 üles, kohe hommikusöögid, värgid, hakkan tegema oma asju, olen hästi asjalik, on ju, versus need hommikud, kus ta kuidagi niimoodi läheb ja voolab ja siis tulevad need filmid ja kuidagi need pikad vedelemishomikud. Kas see kuidagi mõjutab ka sinu enesetunnet? Jah, tugevalt. Mis suunas? Ei, ongi selle hetkeni, kui sa ei ole ära otsustanud, et see on nüüd see vaba päev ja andnud endale selle vaba päeva, et siis sa ikkagi mõtled, et tegelikult sul on midagi tegemata. Ma räägin, on need 3 asja. See üks inimene, kellel on vastamata, üks email ja ma ei tea, üks asi veel kuskile. Need ei ole nagu nii suured asjad ja sa saad neid lükata, aga need on sul ikkagi siin tiksuvad kuskile, et sa oled nagu mingi, peaks need ära tegema. Tegelikult on kogu aeg vist, ma arvan, meie ühiskonnas meil on kogu aeg midagi, mis meil on ikkagi nagu seal kuklas mingi asi. Sellest, kui ma sellest lahti lasen, siis nagu... et siis on tegelikult see vaba hommik ja vedelemishommik ka nagu mõnus, aga ma saan, et ebamugav on just see aeg, kui sa veel ei ole otsustanud, et mis pidi see nüüd olema peaks. Vahepeal, jah. Okay. Ma väga samastun sellega, et kui on ka, et kui lapsed on minuga, et siis on see, et ma saan ka varem magama ja üksi olla, et sa tead seda ja sa jääd sinna, ma ei tea, scrollima või mingit asja vaatama, sest sa nagu ei pea ja see on kuidagi nagu lubad nüüd ma hästi luban endal magama minna nagu. Aga ma toon lihtsalt siin selle, et hästi palju räägitakse sellest, on see kella 5 klubi on ju, 5 AM club ja siis ärkad üles ja siis teed 20 minutit seda ja 20 minutit seda ja 20 minutit seda ja et kuidas kõik see enda näolise võib-olla elu kujundamine ja kuidas sa häälestad igas suunas ennast, et kas see on ka miski,
mida sa oled teinud, mitte nüüd seda kella 5 klubi, sest lõppkokkuvõttes kallid inimesed on ju, et see ei ole hea neile, kellele ei sobi vara magama minna. See sobib neile, kellele sobib vara magama minna, kes saavad oma unetunnid täis. Ma olen Kene Vernikuga selles rääkinud, et need inimesed teevad endale karuteene, kes tegelikult magavad vähe, aga sunnivad ennast kella 5 ülesse, siis see on ju cool asi, mida teha on ju, siis ma olen hästi produktiivne ja nii edasi. Aga lõpuks see unevõlg muidugi kasvab ja kasvab ja kasvab, see lõpuks kasutab lihtsalt stressi sellega, et see ei ole kõigile. Ühesõnaga, aga sellist, ütleme, rutiinset asja hästi teadlikult, võt nüüd ma äratan oma aju üles, nüüd ma teen kehale midagi, nii edasi, kas sellist asja oled teinud? Või kas sa tunned, et see on sinu jaoks üldse vajalik või see on hoopis siuke, oh my god, see on mingi kohustus? Ma usun ka seda, või et võib-olla mõnel inimesel sobib see 5 ärkamine, aga ma olen seda meelt, et sa pead tegema neid asju, mida sa tunned, et ongi mõnusad ka nagu kuidagi, et elu on ikkagi kuidagi YOLO. Et nagu sa pead nautima, ikkagi ma proovin nii palju nautida kui vähegi võimalik, et oleks hea olla just sellele rakukesele, kes siis kuuleb kogu aeg. No minu näiteks oli see, et kui mul oli esimene laps, ma sain aru, et mul ei ole üldse enda aega, et siis ma sundsin ennast 5 ülesse ja tollel hetkel see nagu teenis mind, et mul oligi vaja, ma sain selle oma aja, ma tundsin, et ma midagi kontrollin ennem kui laps ärka, kui sa oled ainult teenindaja rollis on ja mingi hetk ja siis näiteks praegu on mul see, et aga ma ei tahaks ärgata. Ja ma ei sunni ennast üles, vastupidi, et minu prioriteet on läinud sinna, et ma proovin ärgata ilma äratuskellata, ma panen alati kõige viimaseks hetkeks äratuskella ja tavaliselt märkan natuke ennem, mis on nagu eriti hea, on ju, et su aju ei saa šokki sellest äratuskellast ja ei snuusi edasi. Aga mingi vahe näiteks oli väga nagu vajalik, et hoida mingit kontrolli enda jaoks. Ei, mul on ka sama, et ma ärkan ikkagi lapsest tund varem vähemalt, et ma saan need enda asjad ära teha või et kui me jäämegi näiteks mõlemad magame sisse, et see on väga tormiline see hommik ja siis sa ei jõua üldse, sa oled nagu niimoodi, et okei, ma pean ka riidesse panema ja ma pean ka mingeid asju tegema ja ma pean ka duši all ära käima, aga samal ajal lapsele süüa andma või ma ei tea, mida iganes tegema, et siis võib juhtuda see, et ma nagu viivitan ja panen ennast ka valmis, aga siis tulen ikkagi koju tagasi, ma olen kõik asjad maha unustanud, mida mul vaja oli või midagi siukest, et siukene nagu üle tõmblemine. Et jah, aga ka viimasel ajal olen ma selle nagu kuidagi suutnud teostada seda, et mul on see oma aeg ka või see hommik, et Aga mul on võib-olla mõlemale teile küsimus, et aga kui on selles mõttes teistpidi, et sina ise oled see, kes ma tahaks seda rutiini, ma tahaks, ja hommik algab tegelikult õhtust, on ju. Et hommik algab sellest, mis kell ma õhtul magama lähen ja mis ma õhtul teen. Ja oletame, sest ma päriselt nüüd küsin teilt nõu, sest ma olen olnud sellega hädas. Et endal on nagu paigas, ma tean, millal on minu hea aeg minna magama, kuidas ma tahaksin, mis kell ma tahaks ärgata, kuidas see hommik võiks olla, et kõik oleks siuke mõnus ja kõik nagu toimiks ja võib-olla teeks väikse mingi trenni või mis iganes seal hommikul. Aga võt siis olevad need teised inimesed ja nemad ütlevad, et aga ma ei taha minna kell 10 magama, vaid aga tegelikult võiks ju minna kell 12 magama ja miks peab nii, ma ei tea, vara ärkama, ühesõnaga, et teised inimesed, neil on mingi teine soov ja teine rutiin. Kuidas te seda olete kuidagi klapitanud? Mina sellepärast olengi valaline. Jäta maha. Jäta maha on minu soovitus. Nii, Marta, mis sinu soovitus? Ma ei tea, kui korteris on uksed, siis ikkagi nagu selles oma. No ma arvan, et see on suhtele kõige kasulikum, kui me jääme ise endaks. Et sa teed ikkagi need asjad ära, mis sul on olulised ja sellel hetkel, et võib-olla kui värske suhe on, et siis sa võid neid piire nagu ükskõik kuhu nihutada ja painutada. Aga kui sa lõpuks jõuad suhtes sinnamaani, kus mõlemad tunnevad ennast mugavalt ja iseendana ja siis ma arvan, on just kõige olulisem see, et ma arvan, partnerile meeldib ka see, kui sa oled nagu, mul on vaja teha seda ja mul on vaja teha seda ja siis ma olen nagu parim eksemplar endast. Ja ma olen nõus tegelikult, et see oli natukene provokatiivne, et aga see inimene, kelle jaoks on väga oluline see hommik ikkagi, et jah, et ma magan une täis, aga ma olen väga selline rutiini kõige paremas mõttes mul on nagu seda vaja, et kontrollida, isegi kui ma olen hilja magama saanud, isegi kui mul on kontsert olnud, ma teen alati 3 asja hommikul, et kui ma ärkan üles, siis ma teen seda, võib-olla tuleb rohkem asju, ma teen seda oil pullingut, ehk siis ma olen õli suus, mis nagu puhastab ja see on juba saanud minu jaoks, ma saan aru, et ma olen seda 5 aastat teinud
märkamatult, et alguses oli hea, et käisid seal õlisuus imelik, 2 minutit suutsid hoida. Nüüd on siuke, et ma vahepeal unustan ära. ma ei neela alla seda, aga ma unustan ära ja siis ühesõnaga, see on nagu mis see õli teeb sulle? Ma ei tea midagi sellest. Sa võid kuulata, võid ka oil pulling guugeldada seda, et see õli seob kõik need toksiinid, mis sul on öösel tulnud sinna suhu, sest selle kaudu keha ka väljutab ja siis õli on hea siuke sidu ja ta puhastab paremini nagu suud. Ma pärast pesin hambad ka veel ära, aga ta seob jah. Ma sain need oma ex-ämma käest sain selle, ta käid seal ringi mingi õli suus, ma ütlesin, mida sa teed nagu, või siis midagi ei ütelnud. Ja siis ta ütles pärast, et see nagu aitab puhastada. No seal ei ole teadusuuringuid selle hetkel mingi, et kui ma lugesin, et aga väidetavad umbes veel, mis haigustele ja kõikidele probleemidele aitab. Aga minu jaoks on lihtsalt see, et ma tunnen, et kui ma seda teen umbes 20 minutit, siis reaalselt ongi, mul on nagu palju värskem tunne. No nüüd on see nii suureks harjumuseks ja nüüd on see placebo-efekt ka selle juures kindlasti. Mitu minutit see sul suus on? Umbes 20 on jah. Wow. Aga ma teen sellel ajal muid asju, et ma ei istu. Nagu, anna mul seda, too mul seda. See on huvitav. Märkan ka nagu ennem lapsi, aga näiteks reisi peal märkan koos nende, nad teavad, et mul on õli suus. Ma ütlen, mul on õli suus. Ahah, no see on nii ära harjunud sellega. Aga selle kohta võib kuulda, jah, see on kuskilt India Ayurveda värk. Nii-öelda. Aga samal ajal ma teen asju, et ma võtan selle märkmiku, siis ma natuke seal täidan näiteks, ma ei tea, vastan mõnele küsimuse. Mul on erineval ajal erinevad märkmikud. Siis kui ma olen hästi selline raske või stressirohke, siis ma võtan ühe märkmiku, kus on ikka 10 küsimust, et sa nagu lood sükest selgust ja nii edasi. Aga kui on chill nagu küsimused praegu... on juba ees. Jah, on nagu, erinevad märkmikke mulle meeldib ka kasutada. Poest ostad sükes küsimustega või? Jah. Eelmine õhtu ei kirjuta. Aga kusjuures me ühe sõbrannaga tegime niimoodi, et me katsetasime aasta aega erinevaid vaimseid praktikaid terve aasta jooksul ja iga kuu oli erinev praktika ja üks kuu oli see, et kumb siis saatis üle päeva saatis sõnumi teisele hommikuks, et mis küsimusele sa vastasid. See oli ka väga tore, sest sa ei teadnud, mis tuleb. Aga ma olen kasutanud selline mees on nagu Brendan Bouchard, tema märkmiku, kus ongi 10 küsimust, et mis on see, mis tänase päeva nagu see number 1 asi, mis peab tehtud saama, kes on see inimene, kelle sa pead rääkima, kuidas sa tahad tunda, mis on see projekt, milles sa pead umbes mis on su fookuses, aga võib-olla millest sa täna ei jõuagi teha nagu midagi, ühesõnaga sellised hästi analüüsi küsimused. Aga mingites hetkes on seda minu jaoks palju, nagu praegu, mul ei ole vaja seda, et ma saan aru, kõik tiksub ja see on okei. See on see enda kuulamise teema, et kas sul on vaja ärgata seal nii vara või tegelikult ei ole või sa teed seda sellepärast, et keegi ütles, et see on cool. Ja siis ma täidan mingid märkiku ja siis ma loen ja siis ongi umbes 20 minutit läbi ja siis ma venitan. Ja see venitus võib olla teine kord, et kui mul on kiire, see on 2 minutit, teine kord on 10 minutit. Aga tõesti teeb seda. Käisime suusareisil Austrias ja me oleme kõik koos nagu Airbnb's ja siis Sandra iga hommik päriselt lükkab oma mati lahti ja venitab. Aga tead, see on ka võib-olla natuke ikkagi vanusest tingitud, sest on vaja nagu lahti venitada. Ma tunnen ja nagu sellest ka, et eriti kui sa oled eelmine õhtu laval olnud, siis on seda vaja, su keha on lihtsalt väsinud. Ja see on nagu mõnus algus ja ma teen seda 0-4 iga kord, et isegi näiteks olukord, kus me olime lastega reisil, me öösel kell 3 pidime sõitma lennujaamas, siis ma tegin neid asju lennujaamas, no mitte seal 3 öösel hotellis on, et ärkan varem ülesse, aga ma tegin neid asju lennujaamas ja see on mingi asi lihtsalt, ma olen aru saanud, et mis ma tean, et kui elu on eriti näiteks tuuritamise perioodil kaootiline, sa magad ühes kohas, teises kohas, sõidad, et võt siis on üks asi, mis ma tean, mis hoiab mul sellist nagu kätt pulsil. Kindel asi. Jah, mingi, mida ma kontrollin, vaata, sest inimestele me tahame tegelikult seda mingit kontrolli ja on neid inimesi, keda ajab see rohkem stressi, keda vähem on ja, aga siis ma tean, et on nagu see üks asi, et see aitab mul. Aga 5 tiibetlast on ka väga tore, ma olen seda ka teinud mingid hommikuti ja... Me tegime ka seda selle aasta käigus ja see oli niimoodi, et 2 nädala pealt me saime aru, et meile kummalegi ei meeldi. Nii füüsiline, see on ju päris raske tegelikult, on ju, et kui sa, need kordused muidugi kasvavad, on ju, ja siis me selle jähtsime ära. Aga mis me veel tegime, oli visualiseerimist tegime, siis me tegime mediteerimist, proovisime, külma vett hommikul, sest tegelikult neid asju, mida nii-öelda nagu enda jaoks teha, on erinevaid asju. Minul on üks sõber, meessust sõber, 2 lapse isa, käib igal hommikul pool tundi soojas vannis. Ennem kui lapsed ärkavad. Wow. Mu esimene küsimus on see, et millal ta selle vee jooksma paneb, et see ju paine. Täpselt esimene küsimus, mis see vee arve on? et ütleb, see on tema aeg, kus ta kas loeb või mõnikord ka scrollib on ja mõnikord lihtsalt mõtleb oma mõtteid, et sellised asjad. No, see on üks asi, mida on väga igatsen vanni, mul ei ole kodus vanni, aga ma olen kasvanud vanniga ja siis mul on ka nagu need õhtud just, ma ei tea, talve õhtus lähed sinna sooja vanni. Väga comforting. Et neid hommikusi harjumusi
on erinevaid ja kui ma teen tavaliselt koolitustel ühte sellist harjutust, kus ma küsin ka, et hommikused harjumused, et mis teil on ja kas te teete ja siis üks professor küsis, ma arvan, et ta on professor, ma olen ta ise nagu kuidagi pannud, ta oli vanem mees kindlasti, 80+. See oli nii tark ligi. Et ta oli nii, tundus nii tark. No see Tartu Ülikoolis ka ja ma arvan, et oli. Ja siis ta küsis, et aga kas pitskonjakid hommikuse harjumusena on hea? Ja ma olin, see oli mingi mitu aastat, ma olin siuke, ei, see on nagu alkohol ja niimoodi ja see on paha, et ei, see kindlasti ei ole. Siis ma jarutasin koju sealt. Siis mõtlesin, et kuule, tegelikult ei ole kõik nii must ja valge, sest ma olen hästi must ja valge paljudes asjades. Dagmar teab. Et kui tal on näiteks kõrge vererõhk või madal vererõhk, vastupidi, madal ikkagi, jah, madal vererõhk, ma ei tea, mis elu ta on elanud selle 80 aastaga ja kui sellele järgne pitsi ja teiste sükest day drinking ut ja võib-olla ta loeb sellel ajal või räägib, ma ei tea, oma abikaasaga juttu. Võib-olla see on miski, mis on tema jaoks just see, vaata, et selle oma selle, see nii ilusti ütles, et selle rakukese nagu toitmine on ja. Ja nagu öeldakse viimasel ajal ka, et reivimine võib ka väga kasulik olla. Et see, et sa just saad inimestega kokku ja sa lähed peole ja sa tantsid ja et võib-olla ikkagi see väike veini joomine, siuke Pariis ja Hispaania ja et see võib-olla ikkagi ongi täpselt see rakukese asi, et ta hoiab seda suhtlust ja käimist ja kõike nagu kuidagi elus, et siis on ikkagi parem kui see, et me räägime, et alkohol on ainult halb, vaid et mingis situatsioonis, kui sa aitab sul rõõmustada, siis otsime seda tasakaalu, samamoodi 5 AM Club on ju. Mina mingil ajal ärkasin kuskil 5 ajal ja olenevalt siis päevast mul oli selline hommikurutiin mingi aeg, et ma võtsin koera, ma elasin umbes kilomeeter merest ja ma igal hommikul jalutasin koeraga siis mere äärde päikesetõusu vaatama. Ja igal hommikul vaatasin seda päikest, käisime, liikusime juba ära, ma sain kohe õue, kohe kõndida, koer oli rõõmus, vaatasime päikese ära, tulime tagasi ja siis läksid need hommikusöögid ja riietumised ja asjad. Ja mulle just meeldis see, et kui ma siis istusin autosse, et sõita tööle, siis ma nägin seda sama päikest. Oli mingi, ma olen juba näinud sind. Et minu päev oli juba nagu mitte poole peale, aga tunne oli küll selline. Ja just kuidagi see, et ma teen endale midagi enne, kui ma hakkan andma kõigile teistele. Et aga jälle täna see kell 5 mul ei toimiks. Et lõpuks ju tegelikult on ikkagi see, et mida me mille vastu vahetame. Nende reivide ja pitsikonjakiga ja unetundide või mis kell ma ärkan või mis iganes, ma tegelikult üldse, mis iganes valikuid ma teen, et mida ma mille vastu vahetan ja kas see vahetus on praeguses elu kontekstis kuidagi nagu hea ja kasulik. Täiega sama. Et ongi, et see aeg läheb nii kalliks, et siis sa pead kogu aeg mõtlema, et mis see kõige tähtsam asi on. Mina olen ka väga une poolt ja magan, üritan hoida ikkagi kinni sellest, aga teinekord on see, et ma ei tea, õhtu sõpradega vestelda ja mitte üldse alkoholiga, kuna see minule ikkagi ei sobi. Kuigi ma täna Dagmar ütlesin, äkki peaks korra täis jooma, sest ei suuda aju välja lülitada lihtsalt. Mis te arvate, mis ma ütlesin selle peale? Ja, et kulmineerub järgmisel päeval topelt sellega, mida sa pead mõtlema kõik. Aga ühesõnaga, et kas või see, et aga ma jäängi vestlema sõpradega ja sa saad aru, et jah, sa oled järgmine päev veits rohkem väsinud, aga sa oled emotsionaalselt laetud, heas mõttes, täidetud headest emotsioonidest. Ja kuskilt peavad need suhted ka ju säilima. Ja minu see kuidagi see hetk, kus ikkagi ollakse piisavalt kaua koos, et need kuidagi jutud lähevad lahti ja saab rääkida ausalt, et see võtab ju ka natukene aega, et sa ei saa kohe tulistada kõikidega. Ja. Aga kas ja milline on sinu õhtune rituaal? Kas sul on ka mingid asjad, mis sa teed enne maha minekut, et ma ei tea, päevast maha tulla? Ma kujutan ette, et su õhtud võivad ka väga erinevad olla. Õhtud? No ma ikkagi tahaks vaadata midagi. Ma tahaks filmi või seriaali vaadata, ma arvan. Et ma elasin 10 aastat vahepeal ilma telekata ja nautisin seda. Aga see on vist minu ikkagi see comfort zone. Kuidagi, mul ei ole kanaleid telekas, aga ma vaatangi siis, ma streamin ja ma ise valin, mida ma vaatan. Aga jah, nii palju häid filme ja vanu filme, mida pole näinud, et siis kuidagi, ma ei tea, rahustab mind. Ma olen nagu emakaisus seal diivani peal, kui ma vaatan midagi. Aga see ei ole ka iga õhtu. Ma ei tea, ma armastan seda tunnet, kui ma lähen voodisse
ja ma olen voodiriideid vahetanud hiljuti ja siis mul on see minu padi. Ma lähen hotelli kuskil, mul on esimene asi, nagu milline see padi on ja see on alati allapoole igasugust arvestust. Et see minu padi, see külm padi, puhtad linad ja siis, kui ma peapadjale panen, siis ma mõtlen, või ma ütlen isegi seda mingi, issand, kui mõnus, nagu see jalad paned sinna, nagu heidad kõhul ja ma heidan kuidagi niimoodi, kanen käed sinna padja alla. Ja siis üks rituaal võib-olla mul on küll, aga ka oleneb võib-olla jällegi sellest vajadusest ja hetkest. Aga ma kuidagi ütlen, et ma armastan sind ja ma armastan sind ja ma armastan sind ja midagi kuidagi nagu saadan seda, nagu mõtlen oma inimeste peale, kes mu ümber on. No kindlasti lapsevanemana on see selline asi, mida sa tahad oma lapsele. Aga siis ma sinna lisan veel sõpru ja perekonda. Ja siis ma olen ka selle peale mõelnud, et see ongi jällegi, see on jälle see rakukese värk, et tegelikult keegi ei kuule, kuidas me räägime. No kas kui me taga räägime või kui me hästi räägime või et see on nagu meie sees või mingi, meie oma vahel räägime Sandrat tagasi, Sandral jumala savi, mida meie räägime. Aga see on meie vaheline siukene halb energia, et kõik, mis me ütleme iseendale. Et kui sa ütled, et see on vaata, kui koleda on või mida iganes, siis sa tegelikult ütled seda iseendale. Et siis see sama asi, see, kui ma õhtul nagu armastust jagan inimestele, et siis ma tegelikult kuidagi annan seda iseendale. Nii ilus mõte. Ma tahan ka tegema hakata. Ja, ma tahan ka, ma nii võtan selle kaas, selle rakukese, seda ma näen, kuidas ma veel käisin lastega hiljuti vaatamas see Super Mario Galactic ja siis seal olid väiksed tähekesed, kes lendasid ringi ja siis mul täpselt siuke nagu pisikene, siuke rakukene minu seis. Ja siis ma mõtlen, issand, kui teraapiline ikka see podcastide tegemine on endale nagu, et vaata, kui palju uusi mõtteid lähenemist saad, et kuidas seda et sinna panna tõesti veel see juurde, et ma toidan seda rakukest, sest lastega näiteks me teeme seda, et okei, et mille eest sa täna tänulik olid, et mulle väga meeldib teha ja poisid on juba seal, mul on 7 ja 5, et seal maal, kui mina unustan, siis nad ütlevad ise, kuule, et me täna ei teinud seda, et ja kui alguses olid, eks ju, ma ei tea, kopa eest ja jäätise eest ja siuksed nagu, lihtsalt ütlesid midagi, siis nüüd nad nagu päriselt mõtlevad või päriselt mõtlevad, see kopp ja jäätis oligi väga oluline selles hetkes, aga nüüd nad näevad neid nagu teisi aspekte ka on ja sest ise jagad seda, et ma ei tea, et meil oli täna aega lihtsalt hommikul, ma ei tea, pannkooki küpsetada ja nii edasi, et olla rahulikud. Ma olen kuulanud ka kuskilt sinu saatest või teie saatest jäi ka see kõlama, et ma peaks ka tegema. See on päris tore, jah, tundub väga tore. Et lapsed võtavad selle nii hästi üle. Suunata, ma olengi märganud seda, et näiteks, et me täna saimegi käia sõitmas või see, et teie olete terved, näiteks selliseid asju ka, et nad oskaks nagu märgata seda ka, sest ega nad on ka vahepeal on nii nagu oled reisil, sa oled kuskil 5 tärni hotellis on ja sa astud sinna sisse, Sri Lankal oli see hea, me käisime Sri Lankal kevadel, siis oli see hea, et see oli nagu nii piisavalt odav, et sa said lubada endale kalleid hotelle siis, või häid hotelle ja siis nad lähevad sisse, ma ei tea, mulle meeldis see vaiba värv ei ole üldse lahe ja ma olen selline, no mida me räägime, umbes, et teised lapsed ei saa üldse reisida ja nii edasi ja siis ega see ei aita, siis nad ehmatavad ära, et miks see nende reaktsioon on vale, aga just, et kujundada läbi selle, et võtad siis, et aga mis meile tänast päevast meeldis ja see reis me proovisime ka nii teha, et okei, et kui midagi juhtus, mis ei olnud nagu, mida nüüd halvasti läks või nagu nendele ootustele vastand, aga mida me leiame siit praegu positiivset, et nagu kuidagi suunata seda mõttemaailma. Kas te tahaksite, et midagi teie hommikutes või õhtutes oleks teisiti? Kui on see, et vahel minu meelest on, et ma ideaalis, ma saan aru, et võt mina või see rakuke tahaks tegelikult midagi muud, aga ma veidi olen mingisuguses nagu trammis ja elu ja kiire ja asjad ja ma saan aru, et ma peaks võib-olla mingid muutusi tegema, aga nagu praegu läheb veits nii, nagu ta läheb, sest kuidagi aga et kas teil on midagi sellised praegu, kui ideaalis saaks kohe teha muutuse, siis teeks võt selle muutuse? Mul on mingid materiaalsed soovid. Ma tahaks, et mul oleks võib-olla suurem korter, et mul oleks seda venitamisruumi ja ma saaks rohkem ringi jalutada ja võib-olla rõdu või mingid uksed, mis lahti lähevad ja mul olen kohe muru peale sanastuda ja seal kohvi juua või mingisugused sellised luksuslikud. Keskkond võiks olla kuidagi teine. Jah, natukene nagu kasvada selles suunas.
Ma täiega, võt see on see üks asi, mida ma naudin nagu ka reisimise juures, et ma väga tihti otsingi sellist kas Airbnb-sid või kui sa saad sellist asju teha, et sa saad kogeda, on ju, et aga minul on küll, ma tahaks nii hommikul kui õhtul, ma tahaks ikka 10 minutit lihtsalt istuda, et mul ei peksaks hommikul see selline, ma teen oma asjad küll ära, ütleme 20-25 minutit, teinekord pool tundi, aga ma tahaks veel võtta see, et ma lihtsalt istun. Ennem kui see möll hakkab pihta uues päevas, mis iganes see on see lastega, on see ilma, on see podcasti salvestamine, tahaks võtta rahulikult. Aga see vist on üleüldse peegeldub minu, ma üleüldse tahaks võtta ka päeva jooksul neid pause, ja õhtul ka. Et ei ole viimane asi, et ma vaatan natukene seriaali või midagi, aga võtad selle viimase, et ma lihtsalt olen nagu iseenda ja oma mõtetega, aga mis ma olen ka nagu Dagmariga rääkinud, on see, et aga mul on selline tunne, et aju vajab kogu aeg stimulatsiooni. Ja siis järgmine asi, okei, see on lahendatud nii. Kõik isiklikud asjad on lahendatud, tõmbab mingi ühiskondliku teema. ja siis sa ei oskagi lihtsalt, ma ei oska olla niimoodi lihtsalt, et ma olen. Aga see on minu arust see sama asi, et sa oled see, kes teeb kogu aeg midagi. Et sa mõtestad ennast läbi selle, et ainult siis sa oled olemas. Ja see on eskapismi vorm ka, ma arvan, töö tegemine on parim eskapismi vorm, et mitte minna sinna oma mõtetesse ja ebakindlustesse, mis nagu ikkagi kipuvad tulema, kui seal aju ei ole okupeeritud mingite väga tähtsate asjadega, mida sa muidugi, ja siis päästad kogu aeg nagu maailma ja teisi ja kogu aeg lahendad, vaata, ja see tundub hästi nagu oluline ka enda jaoks, aga see, et lihtsalt olla. Mis sinul on? See muutus või? See on nii igav vastus, aga päriselt hauska, et mina tahaks lugemise tagasi tuua. Ma olen viimasel ajal olnud väga-väga halb lugeja ja mulle meeldis lugemist kasutada just sellest päevast nagu maha tulemise jaoks. Mulle sobis hästi õhtuti lugeda. Ja võt see on selline nagu, ma tahaks, et mul oleks see harjumuslik ja ma ei ole seda suutnud endale tekitada. Ja võt see kripeldab mulle, et ma kuidagi ma ei loe nii palju, kui ma tahaksin. Ja, ma ikka paar raamatut loen aastas läbi, aga nad peavad tõesti olema sellised nagu väga nagu siuke mingi soovitan väga King Kongi teooriat teile lugeda. Sulle kindlasti väga meeldib. Mul meeste ja naiste suhetest, aga ta samas filosoofiline prantsuse filosoofi kirjutatud. Ja mingid huvitavad mõtted, jah. Et võib-olla selle postit viimase, ma nägin ainult seda, kus sa ütlesid, et võib-olla see postitus läks natuke üle võlli, et kus kõik normaalsed mehed on. Et see sealt raamatust kindlasti sa saad seda julgust juurde, et see on jumal okei küsida, et kus normaalsed mehed on, sellepärast, et sellega on probleeme. Me nüüd paneme katti, et teeme järgmise teema. Ja vaata, see on ka see teema, et aga kõik arvavad midagi. Ma mingis osas olen väga ka paksu nahaga, et tuleb mingi pealkiri, ma ei lähe kommentaare lugema, miks nagu täiesti võõrad inimesed, kes ei tea, tegelikult teavad seda ainult pealkirja põhja pluss, mis nende elus toimub, mida seal kommenteerivad. Ja see kurjus on jah, nagu see hoomamatu. Jah, et ebavajalik, ma ei taha. Aga samas, et nagu oma sellel nagu kanalil ka, et seda arvu, et inimesed nagu võtavad sõna ja ma saan aru, et kõik lähtuvad oma nagu sellest seisukohast, et aga ikkagi see natukene, ei taha jälle liiga teha ka, et kust nagu leida see. No see sama koolitus, kus ma käisin, see oli Berliini tüüp, kes mul andis seda ja ta ütles nii lahedalt, et neil, nad on umbes 10 aastat ees meist, on ju, ühiskonnana. Ja siis sama, et me tegelikult muutume hästi ettevaatlikuks selle, et sa ei või enam öelda, et kus normaalsed mehed on. Aga tegelikult on nii, et Berliini poisid, nad peavad minema naiste õiguste eest seisma. Nad peavad minema sinna, mida tegema siis? Sõnad ei tule meelde vahepeal. Võitlema kuskil sinna Brandenburgi värava juurde seisma kõik koos. Meeleavaldus, jah, või nagu protestima. Et selles mõttes et kui sa ei lähe, siis su sõbrad vaatavad siin nagu mingi, aga sul on endal sellega mingi probleem või? Sa oled ise pervert või ise vägistaja või et see on sulle kuidagi mugav, et see olukord on selline praegu. Et et tegelikult ongi, Sekspositiiv tegi ka just selle postituse, et nüüd me oleme jõudnud sinna kohta, et mehed peavad ka oma seltskonnas ütlema teistele poistele, et kuule, see, kuidas oma naisest räägid, see on veits imelik või et ära teeni šovinistlikke nalju või et ma ei tea, nagu mingis olukorras, mulle meeldib ise ka Ono Heinot
panna nagu rääkida ja olla nõme. Aga lihtsalt mingid seltskonnad jah, et kui see on nagu, ma ei tea, uus tutvus või mingi, et kuskil, et see poiste vaheline tugi tuleks ka ja siis see Berliini tüüp ütleski nii lahedalt, et selle privileegi eest, mis meestel on olnud, on see nii väike asi, mida teha või nii väike tasu, mida maksta. Et olla nüüd nagu solidaarne, et meil tõesti poistel on olnud nagu kõik võimalused teha kõike, mida nad tahavad, sadu ja sadu aastaid. Naiste ajalugu on lihtsalt nagu ongi meie oleme esimene põlvkond naisi, kes saab teha kõike, mida nad tahavad, ehk siis meie emad ei saanud, meie vanaemad ei saanud. Et ma teen ühte filmi veel oma vanaemast ja teengi naiste ajaloost läbi 100 aasta nagu kuidagi, et kust me tuleme ja kes me oleme ja mu vanaemal on 6 klassi haridust ja oligi hobusega metsast ja mina olen esimene naine, kellel on kõrgharidus meie peres, et siuke nii lühike, et nagu mida nagu jah, poisid, tulge ka nagu. Ja ma olen nõus, et me tegime ju Kristinaga selles Ekspositiivs tegime laivi ka, et kus me jõudsime ikkagi nagu see lõpukokkuvõte on see, et naised ei ole seadnud kõrgeid latte, et need latid lihtsalt on olnud nii madalad, et kui see latt 20 aastat tagasi täiesti teisest teemast, mulle meeldib see, et 20 aastat tagasi oli see, et ei joo ja ei peksa, siis on hea mees, on ja enam ei ole see latt seal, on ja, et võiks olla ka vastutustundlik inimene emotsionaalselt kohal ja nii edasi. Ma arvan, et kõige tähtsamaks areneda. Jah, areneda, jah. Lihtsalt nagu me kõik teeme vigu, aga lihtsalt nagu lähme edasi, arutame. Nagu me saame arutada omavahel, miks nagu jah. Paneme uue osa otsa või? Ja. Seekord on 2 tunnine. Ma ütlen ausalt, et ma tegelikult nagu ühest küljest ma olin siin suve alguses nii väsinud, mõtlesin, et ei, et saaks need osad nagu läbi ja siis saaks selle kaane peale panna. Ja siis ühel hetkel ikkagi ma sain aru, et minu sütitas see teine rakuke seal kõrval. Üks on see enda hoidmise rakuke, aga teine rakuke, et appi, aga nii palju teemasid on, mida käsitleda. Kogu see, kuulates, kui me tegime ka ühte inspiratsioonipäeva julgusele naine, kuulates seda sama Kristina Birk-Elemad, et me peame nendel teemadel rääkima. See ei ole nii iseenesest mõistetav, et kui meie oleme selles mullis, meie saame rääkida, siis tegelikult see on päris pisike mull, kus me oleme. Et midagi ei oleks ilma nende võitlevate feministideta. Feministid mind nii kurjad ja pahad nagu, aga kus me oleks ilma nendeta? See on tore, et kui sa ütled mingi asja välja, sa oled feminist, nagu see on nagu vaatestis. Et neid teemasid on nii palju ja just, et ei ole see koht ju see, mul on tunne, et meil hakkab nagu järgmise podcasti idee sündima, et koht ei ole see, et me tahame nagu vastanduda ja näidata näpuga, et issand, mehed on nii ja siis on nii ja ei ole ju, et kuidas me saaks nagu olla nagu terviklikum kõiges selles. Ja minu arust üks väga hea küsimus on see, et kuidas poegade emadena seda teha. Sest sa tahad nad ikkagi musitada ära ja kallistada ära ja see, et sest minu arust kõige üllatuslikum minu jaoks ongi see, et kõik inimesed tulevad naiste seest. Ja kuidas siis ühed on nagu siuksed, et nagu oled mingi et kust see viha või kust see mõistmatus tuleb, kui naised on ju kõigil nii lähedal just ühtemoodi. Just kus see mõistmatus tuleb, ma isegi ütleks. Sest ega naisi on ka vihaseid ja nii edasi. Aga see, et jah, kuidas me ei mõista ikkagi seda teist. Ja kuidas poegadele anda seda väärtuslikku naise. Et kogu aeg ma mõtlen pidevalt selle peale, et kuidas ma nagu ära, sest nii nunnu ja musitud kallistad ja teed süüa ja panen isegi sokid jalga vahel, kui itsi panna ja ikka veel. Et ja ma mõtlen ka sellele palju. Aga ma ikkagi usun, et armastus päästab maailma. Et selles mõttes, et kui tal on ikkagi see turvaline, laste teema on mu nagu naised ja lapsed minu teema. Et kui ma muretsen muidugi oma lapse pärast, vist need mured on vist kõige suuremad. Et siis ma mõtlen, et kui on see tingimusteta armastus ja see koht, kuhu alati kukkuda ja see turvaline pesa, kust tulla ja kindlasti see kaisus hoidmine, et ma arvan, et see esimene 4 aastat, et kui last ei lükata endast eemale, vaid antakse piisavalt või võimalikult palju. Öeldakse, et laps ei saa ära hellitada esimese 3 aasta jooksul, et see on võimatu, et katsuda ja armastada nii palju,
aupaklikult, siis ma arvan ikkagi, et sellest kohast saab tulla terve ja tubli ja hea inimene, et võib-olla see, ma ei tea, reeglid ja mingid asjad ei olegi nii olulised kui see. Ja ma jäin enne mõtlema, et kust tuleb see mõistmatus siis, et kuidas nad osad nagu üldse ei mõista. Ja jäin mõtlema, et mõistmatus on ju see, et mul pole infot. Ja isegi kui kõik mehed on tulnud naiste seest, siis ega kõik naised ka ei jaga ju infot. Et selle ema sees võib olla, aga neil on mingid mustrid ja võt need emad ja naised, nad võivad ju olla, aga seda nagu teadmist või seda avatust jagada siis seda infot, et need pojad saaksid mõista, seda ilmselt ei võib-olla ei ole olnud, sest ka ühiskonnana jälle, kus me tuleme, on ju. Aga võib-olla see, ma hakkan nüüd mõtlema, et nagu ongi, et on nagu traumakogemus ka nendel meestel. Et et ongi see, et sa pead mees olema, et tegelikult ju sugu on ju kultuuriline. Et ta ikka poisid tüdrukud natuke erinevad, aga see, et mehed ei nuta, poisid ei nuta ja poisid on tugevad ja kuidagi see, et et võib-olla sealt ka tuleb seda, et see kuidagi ei lubata olla. Muidugi. Ja siis kogu aeg oledki nagu, ja siis tegelikult oled seest kurb, aga näitad välja vihane, et see not bad sad on nagu selline see teadlikkus ja see, et meil oli eelmine suvi olukord, ma läksin poodi, poeg jäi skateparki ja ma ütles, et tõesti 5 pood oli üle tee, tulen tagasi, ta ütles, et ma kukkusin, aga emme, ma ei nutnud. Ja siis ma siuke, Jesus, miks sa ei nutnud nagu? Ja siis ma kuidagi, miks, ei ikkagi, et kuidagi poisid ju ei nuta. Ja kus see tulnud on? Ma ei kasvata niimoodi lapsi nagu, et järelikult keegi kuskil ütles, täpselt ja nüüd võetakse ju seda, aga kuule, poisid ei nutnud, see ei ole nii hull, on ja. Et muidugi me ei saa kõike igat lauset hakata kontrollima, aga kui see on juba neil nii sees, et ta tegutseb selle järgi, siis on vaja nagu jällegi murda neid mustreid, näidata ka seda teist poolt, tähendab, et me ei saa ära lükata neid, et lapsed ju kasvavadki nii, mina olen ka see kontrollifriikiga, et tahaks nagu, et minu väärtused läheks kõik kaasa, sest need on ju kõige õigemad. Aga nad saavad nii palju mõjutatud ümbertingi koolist, lasteaiast, teistelt vanavanemad, aga et nad näeks, et aga on ka teine võimalus. Et tegelikult on jumala okei see, et ma arvan, et meie vastutus on näidata nagu seda teist ka, et ka ja nii saab. Ja näidata ennast haavatavana. Ma avastasin üks päev, või mitte üks päev, mingi paar aastat tagasi, et hakkasin mõtlema selle peale, et kas ma olen nutnud oma lapse ees. Siis küsisin ta käest, kas on näinud mind nutmas. Ta mingi ei. Ja siis mõtlesin, et tegelikult ma olen nagu enda arust olnud väga selline nagu, aga vaata, ongi see oleneb vanusest ka, sa ei saa nagu ikkagi väikse lapse ees, ei ole mõtet seal tõinata kuidagi, et ikkagi peidad ära ja ikkagi sa pead see tugev ema olema kogu aeg. Aga ma ei tea, kas või filmi vaadates või kui ongi raske päev, et lasta sellel pisaral voolata ja lasta näeb seda. Et see ei ole see, et muidu sa oled kogu aeg see superkangelane. Sa oled ideaalne, sa oled kõige tugevam, kõige tublim, sa oled kõikide asjadega hakkama. Ja siis samal ajal on see 10-aastane, kes siis nutab ja kukub ja tal on raske ja ta ei viitsi ja tal on igasugused asjad, et nagu tasakaalustada jälle, et anda talle ka seda, et mul ka olen jälle küsimus ei ole emotsioonis, küsimus on selles, mida me sellega pihta hakkame. Et ma arvan, et on okei tõinata ka selle väikse lapse ees, aga kui ta näeb, et see on okei, sellest ei sure ära, see läheb üle ja sellega on võimalik midagi pihta hakata. Tegelikult see on see kogemus, mida me tahaksime, ma arvan, anda. Kulge, põnev. Tõmme kokku selle ära. Mis siis jääb kokkuvõtvalt siia? Meie ikkagi tuleme selle hommiku selle juurde tagasi, et mulle meeldis, see käis täiesti teises kohas ära, et mida mõtlengi, et mida saaks teha või, et seda üks asi on seda rakukest toita, et mulle jäi see mõte, võib-olla igaüks mõtleb ühe mõtte, mis ta nagu veel võtab siit kokku sellega, et see, mõtleb mingi kolmanda teema, et mida sellel rakukesel nagu praegu vaja on, et ka mõelda, et ühest küljest ma olen väga seda usku, et luua mingi rutiin ja siis sa hoiadki seda, nagu ma rääkisin ka, et see on nagu mingi hea kontroll ja sa tead, et isegi rasketel päevadel see tegelikult toidab seda rakukest, aga teisest küljest ka teinekord ole paindlik, et aga mis tal praegu hetkel vaja on. Täiega kaaperdasin su rakukese idee. Palun väga. Ma võtan vist selle venitamise sult kaasa, et minu jaoks see nagu trenni kontseptsioon on nii suur
ja nii raske, aga venitamine tundub kuidagi sihuke nagu ilus ja lihtne ja tõesti, et kui ma jõuan 2 minutit kas või seda teha, et siis see on juba okei, et jah, et võib-olla ongi see, et seda 5 tiibetlast võid sinna vahele teha, kui jaksu on, aga lihtsalt, et korra nagu ei, ma küll sirutan ennast ja midagi ma teen seal hommikul, aga võib-olla jah, et seda rütmi hoida. Ja võib-olla ma võtaks kokku siis sellega, et pole ilmselt ideaalselt sellist hommikurutiini, et võt, sa pead tegema seda ja ei tohi teha seda. Et noh, peab tarbima seda ja ei tohi, ma ei tea, kofeiini, ühesõnaga, et need peab ja ei tohi, las need olla, aga et mida sa ise mille vastu vahetad. Et sa niikuinii kõike nagu, kõigel on niikuinii hind igal otsusel, mida sa sinna, isegi kui me räägime lihtsalt jutumärkis lihtsast hommikurutiinist, igal juhul sa millegi vastu vahetad ja kas sa investeerid oma, noh, ma olen seda varem ka siin öelnud, aga ikkagi jälle kuidagi kordan ennast, et kas sa investeerid oma aega, energiat ja tähelepanu nendesse kohtadesse, mis on kõige parema tootlusega. Ja ma tegelikult mõtlesin selle saatega seoses veel sellele, et mul oli üks heureka moment, et kui ma aru sain, et nii nagu mina teen, nii ongi õige. Et ma ei pea, jah, tõesti need samad asjad, et nii kuidas peab tegema või kes teeb või kellega me ennast võrdleme või et kuidas ma tahaks teha, vaid et täpselt see, mis nagu ma teen. Et ma teengi iga hommik mingit asja, mõtlen, issand, see on nii imelik, teised küll nii ei teeks, aga see on nagu see, et me kõik erinevad. Ringi, nii et see on nagu... et me kõik erinevad ja meil on kõigile mingi asi, mida me tahame teha ja siis, kui selle nagu tegelikult nagu aru saad sellest nagu päriselt kuidagi, et tekib see valgustav hetk, kus saab mingi nagu mina, noh nagu see ongi okei, siis see on nagu väga mõnus tunne. Ma olen sellega 100% nõus ja viskan siia veel lõppu ühe asja, ma viskan, millega ma ei ole nõus, mis ei sobi kellelegi, on tegelikult see esimese asjana voodis scrollimine. Ja ma olen see ekraani ja telefoni, ma ei tea, mis iganes sinna lõppu panna politsei, aga see tegelikult, võt seal on küll teadusuuringud taga, et kui voodis võtta esimese asjana telefon, sa hakkad vaatama meile uudiseid, isegi kui sa ei vasta neile, siis su aju saab nii suure dopamiini laksu ja siis sa tahad seda päeva jooksul veel ja siis see tekitab veel rohkem sõltuvust ja lisaks sellele ta väsitab nii palju aju, et sinu selline kognitiivne otsustusvõime ja tähelepanuvõime tegelikult langeb kolinal. Et see on küll üks asi, et ükskõik mida te hommikul teete siis seal, ma ei tea, poole kuni tunni jooksul, et ärge scrollige. Aga venitame veel siis, kuidas sa täpselt siis teed silmad lahti, mis sa teed siis? Ma teen silmad lahti, siis ma vahepeal panen telefoni kinni. Äratuse. Siis kohe on keegi alati üldse. Aga äratust, kas ma siis seda ei pane kinni? Ei, sa ärkad enne äratust. Ma ärkan enne äratust. Aga ma kinni pean ikka. Ja siis ma võtan õli suhu, siis ma täidan natuke märkmiku, loen. Aga kohe võtad õli suhu, see on nagu panituppa lähed siis? Jah. Võib-olla käin pissil ära, kas seda teen ka. Ja siis tavaliselt ma veel, kui ma ära venitan, siis ma tegelikult, mina isegi nagu hoian tund ekraanivaba, et ma ei lähe, lihtsalt, et hoida oma aju, on. Mõnel üksikul päeval ma tõesti istun ka 5-10 minutit, mida ma tahan rakendada, mis ei juhtu üldse. See on kõige raskem osa. Mul on see väga lihtne jälle. Mina teen seda hommikusöögi ajal. Ma alati söön, see minu see must ja võt hommikusöök on minu jaoks ikka püha aeg, et sinna nagu... Ei, aga siis sa sööd ju, sa ei istu niisamuti, sa teed jälle midagi. Ma teen ka veel asju, et nagu ma söön ja siis ma teen, ma ei tea, tegelen lastega ära, kui on lapsed, kui ei ole, siis mõnikord ma teen väikse jooksuringi, mis iganes, aga nagu seda, et ma lihtsalt nagu istun ja olen niimoodi. Et sa ei tee midagi. See on nii raske minu jaoks. Aga võib-olla peaks alustama sellest ka, mida ma ise õpetan, 1 minut näiteks. Ei pea ju võtma kohe 10. Aga minu arust kas nagu pikali asendis ei oleks lihtsam seda teha või? Et minu nagu see põhimeditatsioon on ikkagi see õhtuti, kus ma nagu hakkan magama jääma ja siis ma mõtlen veel geniaalsed ideed. Siis kui kõik on maha rahunenud. Ja mis sa teed siis? Saad magama jääda või?
no oleneb ja ma pean pidurdama ikkagi mingi, et kui ma tean, et ma pean hommikul väga vara ärkama, siis mul võib see ikkagi 2-tunniseks minna lõpuks. No mul tõmbab niimoodi käima, siis ma hakkan endale poiste saatma ja kui salvestama neid ja siis ma olen geniaalne idee, nii siis ma pean kellegagi jagama, see on ka jah. Et ühesõnaga, mulle tundub, et teadlikult, eriti siukse aktiivse aju ja loome inimese puhul ka, mis sul on ka kindlasti, võib ju tähesti lambi hetkel visata mingi idee, et õpetada ka seda ajule, et okei, aga nüüd 5 minutit sa ei pea midagi looma või tegema, et lihtsalt nagu ole, las need tulevad ja sa ei pea midagi. Ja seda me saame jälle lastele võib-olla õpetada, võib-olla kuidagi seda moljutamist, et vahepeal nagu... ma niimoodi lihtsalt istun. Seda ma teen siis, kui mul näiteks tööpäev järjest on vastu võtud ja ma tunnen, et ma olen väsinud. Ja võt siis ma võtan küll selle, et ma lihtsalt istun ja siis see täiega nagu aitab midagi. Hommikul ma ei tahaks teha seda. Me lihtsalt mõtleme, et võib-olla sa peaksid ka proovima seda kuskil nagu päeval teha. Päeva keskel ütles, et seal on nagu... Praegu nüüd lõpetame ära, siis lähed istud natuke. Istud natuke, jah, just. Ja nüüd natuke istud. Ei, ma tean, jah, ma tegelikult peaks seda tegema ja aga see on kuidagi, sa oled juba nagu... siis ongi vaja ju. Ja ma tean, ära nüüd ole nii tark nagu. Okei. Jah, ühesõnaga seda ma tahtsingi öelda, et see ekraanidega, olge lihtsalt sellega ettevaatlik, et see võiks mitte tegelikult rutiini olga kuuluda. Kui tahta oma aju hoida lihtsalt, point on see, et tunni pärast võta, muidugi tee asju on ja, et meie aju, et isegi vahepeal ütled, et aga ma ei hakka sellele meilile vastama, aga su aju seal taga osas hakkab seda ketrama, et hakkab mingit lahendust leidma, et see on lihtsalt, mis oli minu jaoks ka väga suur erinevus, et kui ma enam ei võtnud õhtuti, see on raskem, ma ei tea, raskem on õhtuti käest ära panna, et Aitäh. Ja sina lõpetasid. Lõpetage ära nüüd. Aitäh, sa tulid tõesti. Sinuga võiks muidugi igal teemal rääkida. Meeste teemal võiks ikkagi arutada pikemalt. Mulle tundub, et tuleb teha üks podcast nimega, kus on normaalsed mehed. Täiega. Mehed ja siis kutsuda mõni normaalne mees ka. Ja mulle mitu tükki selle postmise peale kirjutas, et mina olen. Kuule, suur aitäh tulemast. Aitäh, Tamar. Ja näeme järgmises saates. Näeme. Tšau. Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.